Tere, kallid portfoolio lugejad! Olete jõudnud selle viimasele sissekandele. Nüüd on aeg teha kokkuvõtet ja tagasisidet. Minu ümber on praegu hunnik raamatuid, veel rohkem pabereid, vildikad, joonised. See kõik minu jaoks symboliseerib tööd, mis oli tehtud nende 34 päeva jooksul. Praktiliselt aega mul oli natuke vähem töökoormuse tõttu, kuna sain alustada lõputöö valmistamisega alles 14. aprillil. Praegu, vaadates saadud tulemusi, ma ei julge väita, et see aeg polnud piisav. Ma jõudsin teha kõike, mis oli plaanitud ning isegi natuke rohkem. See puudutab pigem ülesannete teostamise viise, kuna ideed tulid protsessi käigus, unes, bussis sõites ja teistes situatsioonides. Minu jaoks arenguportfoolio ei olnud lihtsalt mingi üks töö, mida sa kirjutad, et läbi saada. Minu jaoks see oli pigem isiklik, tuleviku jaoks oluline projekt, mille käigus ma korrastasin olemasolevaid teadmisi, õppisin juurde, üllatusin, tegin kokkuvõtteid. Nüüd aga tahaks teile rääkida portfoolio koostamisest. Kava on leitav selle postituse alt, linkile vajutades saab alla tõmmata arenguportfoolio aruannet, kus on kokkuvõtlikult tutvustatud portfoolio ülesanded, nende valmimise perioodid, nii-öelda kasvule läinud pädevused, käsitletud teooriad ja iga ülesanne eesmärk, teostamise viis ja tulemused. Nüüd aga ülesannete kirjutamise protsessist lühidalt ka. Esimesena portfoolio alusena hakkasin tegelema portfoolio vormi ja struktuuriga. Selleks oli vaadatud Tiki-Toki.com platvorm, mis laseb panna ajatelje peale kõiki olulisi ja vajalikke andmeid. Mul kohe algusest oli mõte kasutada just ajatelje vormi elektroonilisel viisil, kuna paberi peal see poleks nii mugav nii minule kirjutamiseks kui ka lugejatele. Ning tegelikult see lasi mul lisada tekste ja muid vajalikke allikaid. Sellest ideest juba loogiliselt tuli välja jaotus õppeaastateks ja teemadeks, kuna ma juba varem praktika ajal märkasin sõltuvust õppeetappi ja mind huvitava teema vahel. Kui sündmused ja teemad olid paigas, läksin teostamise juurde. Esimesena hakkasin eneseanalüüsiga. See oli minu kui isiku jaoks kõige raskem ülesanne, kuna ma tavaliselt ei räägi oma plaanidest ja mõtetest avalikult. Esialgu ma joonistasin endale mõistekaardi, seejärel skeemi, siis ma juba harjusin eneseanalüüsi ideega ja hakkasin kirjutama. Tegelikult see võttis rohkem aega, kui ma plaanisin. Oli raske väljendada oma mõtteid ja analüüsida enda vajadusi. See nõudis ausust ja aega mõtisklemiseks. Kui sellega lõpetasin, sain enda jaoks tõestust, et olen ikka arenenud nende 3 aasta jooksul. Liikusin teooria praktilise rakenduse juurde. Umbes pool päeva mul läks kindlasti sellele, et otsustada, millist teooriat ma käsitlen. Tahaks rääkida sotsiomeetriast, vabaharidusest, teisest teemadest. Aga lõpuks ma valisin teooriat, millega ma tegelesin ainult ühe korra, mõtlen ühe aine raames, aga mäletasin, kui väga mõjub õppimisviisi, mis omab potentsiaali ja vajab suunamist. Selle osa jooksul oli raske leida informatsiooni, kuna tavaliselt oli lihtsalt kirjutatud, et sotsiaalne õppimine on olemas ja toimub sellistes ja sellistes tingimustes.
aga uuringuid või artikleid selle rakendamise ja suunamise kohta on oluliselt vähem kui teiste teemade kohta. Olen tegelikult päris uhke, et sain valmis sellise väikese juhendi mentoritele. Järgmiseks oli juhtumianalüüs ja see oli minu jaoks päris suureks väljakutseks, kuna koolitust ma viisin läbi täpselt aasta tagasi, aga selle analüüsimiseni veel polegi jõudnud. Seega ma väga proovisin lähtuda enda suhtesse kui mingisse teisesse koolitajasse, siis analüüs tuli välja objektiivsem. Tegelikult võib öelda, et ma olengi teine inimene, kuna aasta on möödas. See oli päris mahukas töö, kuna oli palju analüüsi ja tagasisidet vajavaid detaile ning ma olen kindel, et ikka jätsin veel midagi märkamata. Edasi liikusin dokumendi analüüsi poole ja eetika teemale. See oli väga huvitav kogemus, kuna ühelt pool on raske leida eetilisust käsitlevaid momente nii ametlikus dokumendis. Teiselt poolt aga see oli väga konkreetne ja süstemaatiline töö. Seepärast ma valisingi teostamise viisiks mõistekaardi. Ma ikka olen arvamusel, et eetilisuse küsimus ja teema on üks aktuaalsematest tänapäeval, eriti Euroopa kontekstis, kui koos tegutsevad nii erinevad kultuurid ja inimesed. Eelviimasena ma tegin miniuuringu, mis kattus ka minu tööülesannetega ning ma pidin korraga teha 2 asja, koolitust korraldama ja läbi viima ja miniuuringut kirjutama. Selle teostamise viisi idee tuli mulle just koolituse jooksul ja ma otsustasin artikli kasuks. See viis andis mulle võimalust pidada dialoogi lugejaga ühelt poolt ja edastada kõike vajalikke detaile ja infot teiselt poolt. Viimasena ma tegin portfoolio hindamisaluste kokkuvõtted. Need olid tegelikult minu jaoks väga lähedased asjad. Ning kuna mulle palju räägiti sellest, et ma olen väga loogiline ja faktide põhine inimene, ma otsustasin hinnata oma portfooliot numbritega. Kui aga pidin valima hindamissüsteemi, mõtlesin koolituse hindamise skeemist, kuna tegelikult see portfoolio on väike e-koolitus, e-kursus teemaga arenguportfoolio võimalused enesearengu tutvustamiseks. Seega ma palun teid, kallid lugejad, mõelda selle peale ja hinnata vastavalt. Kui nüüd vaadata meile jagatud paberi peal õpitulemusi, siis enamus neist saab harjutada, õppida, praktiseerida. Ainuke õpitulemus, mis vajab sügavat mõtisklemist ja arusaama, on inimese arengu väärtustamine ja austamine. Näiteks antud video, kokkuvõtte video, kui viimane sissekanne portfooliosse, on minu jaoks suur eneseületamine. Ma vihkan kaameraid ja oma häält lindistamisel. Aga vaatamata sellele ma otsustasin võtta seda väljakutset ja proovida. Minu jaoks see on päris suur samm edasi arengus isiksusena. Samuti portfoolio koostamise ajal ma õppisin, kuidas kasutada infinitiive eesti keeles. Mäletan nüüd peast andragoogilise protsessi 7 elementi. Proovisin end video lindistamises ja paljud muud asjad. Minu jaoks tegelikult sellest algabki inimese arengu väärtustamine ja austamine.
enda arengu väärtustamises. Ja lõpuks tahan teile näidata ühte joonist, mida mulle kunagi näitas üks tuttav. Selle lehe peal nupp, see keskel, on inimene. Kõik, mis on ringi sees, on tema olemasolevad teadmised. Kõik need punktid ringi peal on uute teadmistega kokkupuude. Nüüd, kui ma joonistan ühe suurema ringi, see tähendab, et inimene arenes, tal on nüüd rohkem teadmisi. Aga mida rohkem inimene teab, seda rohkem tal on veel uurida. Seega tänan teid lugemisest, ootan teie tagasisidet ja näeme 26. mail. Head päeva!